Tervitus, kallis YouTube'i kanali jälgija numbrite keel. Kui sa täna esimest korda oled, siis ma soovitan väga soojalt vaadata eelnevaid videoid, aga täna on meil siis külas Ene, Eneken. Tere, Ene. Tere, tere kõigile. Aitäh, et kutsusid. Aitäh sulle ja teate, kui vahva. Enne seda siis, kui ma alustan veel, ütlen veel siis noh, ütleme heal lapsel mitu nime. Mina tegelikult ütlen vahest Ene ja vahest ütlen Eneken. Et siis tema edukuse kood on 74687. Vahepeal siis mainin ka seda, kui meil aega on, aga siis üks vahva lugu on see, et Eneken siis tuli minu ellu niimoodi, et läbi YouTube'i kanali tema märkas mind ja meil on mõlemal siis sünnipäev 16. päeval ja niimoodi meie suhtlus ongi ja ma arvan, et me oleme vist Enega siis koos suhelnud mingisugune aastakese, ehk siis ma ütleksin isegi, et Eneken on mulle selline nagu väike turvanaine, aeg-ajalt ta peegeldab mulle minu ütlemisi ja vahest annab mulle nõu ja vahel ma olen talle ka oma kliente suunanud, kellel nagu minul hammas peale ei hakka või siis see, et me oleme teinud ära temaga analüüsi, aga midagi veel on vaja. Ja täna siis Ene, ma annangi kohe sulle ka mikrofoni selles suhtes, et räägi, kes sa oled, millega sa tegeled ja kuidas sa sinna üldse jõudnud oled ja räägi täpselt nii palju, kui sa soovid rääkida. Ja nii lihtsalt ongi selles suhtes, et sa oled hästi huvitav naine, vähemalt minu jaoks. Ma olen nii siiralt tänulik, et sa oled täna siin. Kes sa oled? Aitäh. Ma olen siis Ene, Messengerist ka Eneken Viljandimaalt. Ja ma olen juba lapsest peale nagu natukene teistmoodi seda maailma tajunud ja asju näinud. Olen näinud sündmusi ette ja avastanud enda jaoks mitmeid seoseid ja üldse mõistan nagu maailma pisut teistmoodi, millest ma siis täna ka teile natukene räägin. Et minu arvates iga inimene sünnib siia just sellisel kuupäeval, mis on seotud nagu tema valikuga, milleks ta siia tuleb või mida ta peab siin tegema, et ta kaasa saab siis endale kõik need vajalikud omadused, et selle eesmärgini jõuda. Aga tihtipeale see võib olla niimoodi vastupidine, et näiteks me oleme hästi sellised kontrollivad elus, tahame kõike kontrollida, aga elu lõpuks me peaksime näiteks jõudma selleni, et me laseme sellest lahti ja me ei kontrolli. Et see võib olla täiesti vastupidine ja alati see ei ole nii kerge ega meeldiv. Aga minu arvates on nii, et raskest elust me õpime kiiremini ja rohkem. Et mulle isiklikult meeldib isegi, kui on natukene keerulisem. Et ma ei taha alati valida neid kõige kergemaid lahendusi. Et need tunduvad mulle juba natuke igavad ja tegelikult on nii, et kui see kannatus, me teeme selle läbi ja kui see on suurem, siis sellele järgneb ka suurem kingitus. See on nii armas, ma pean lihtsalt ütlema sulle siin, ma juba näitasin südamemärke, et tead, et meie olemegi sinuga sellised traageldused, me oleme 16 päeva sündinud, mis tähendab, et meie areneme ju tegelikult siis, kui meil on mingi action. Ja muidugi see saad aru, need mingisugused takistused või ekstreemolukorrad, me ise ju korraldame üldjuhul neid, siis me seal oleme muserdunud, siis me vahepeal olime peas kinni, kuidas kõik see ära laheneb ja üks-kaks on lahenenud ja siis mõtled, et päris hästi ju, polegi nagu mitte midagi hullu. Aga räägi edasi, lihtsalt mul tuli nii selline äratundmine praegu sellega, mis sa ütlesid. Jah, ma mõtlesin, et ma tahaks rääkida
oma vanaema loo, keda küll tänaseks enam siin ei ole. Aga tema elu oli selline, et tal tuli elus palju nagu hooldada ja aidata teisi inimesi ja enamasti olid need vanad ja haiged inimesed. Nii et elu jooksul kuskil 7-8 inimest, keda ta siis aitas ja hooldas. Ja siis me ikkagi mõtlesime ja uurisime, et miks see nii on. Ja küsisime ikka mõnelt selgeltnägijalt ka ja siis tuli välja, et see oli tema elu ülesanne. Ja siis ma hakkasin ise rohkem huvi tundma selle vastu. Ja tuli välja, et tema oma eelmises elus oli noorena seal teinud tööd ja suhtunud enda ellu nagu pisut hooletult ja saanud surma. Aga kui ta, ütleme, mingisse peresse sündis, siis tegelikult tal olid ju omad kohustused ja teised inimesed ka lootsid tema peale ja olid ju mingid ülesanded, mis siis jäid täitmata, kui ta surma sai. Ja siis sellele järgneski nüüd see elu, kus ta oli minu vanaema ja sai siis hooldada palju neid inimesi. Et ta tegi nagu selle töö, mis siis jäi tegemata, siis järgmises elus ta pidi justkui selle tagant järgi tegema. Ja siis, et läbi nende vanade inimeste ta siis nagu nägi seda, et elu on väärt ja elu tuleb hinnata ja ka siis, kui sa oled nagu vana või haige või kõik asjad ei ole enam nii hästi, et ikkagi see on väärtuslik. Ja nüüd veel üks huvitav nüanss, mida ma sain siit numbrite keele kanalilt teada, kui teil rääkis, see oli vist astroloog Lea, kui tema ütles, et skorpion on see tähtkuju, mis vastutab elu eest. Ja minu vanaema oli just tähtkujult skorpion. Nii et huvitavalt need asjad lähevad omavahel kõik kokku. Väga põnev. Teate, mis nüüd annan natukene Enekene siis hinge tõmmata. Tead, kui naljakas, vahest ma ütlen sulle Enekene, vahest ütlen Ene. Lepime kokku, et mõlemad nimed on okeid, eks ju. Me natukene siin diskuteerisime, et mis nime me paneme, et aga siis, kui sina tulid minu ellu, see oli nii põnev kuidagi läbi Messengeri või tegelikult sa saatsid vist üldse meili mulle alguses ja siis sina kuidagi nägid minu elu või ma isegi ei oska sulle ütelda, ma isegi ei tea, kes sa oled, aga sa vist ise ka ei tea täpselt, kes sa oled, aga sa oskad kuidagi kanaldada. Seepärast, et mingi aeg me tohutult palju kirjutasime sinuga Messengeri kaudu, et see, et mina oskan ennast numbrite järgi nagu analüüsida ja vaadata ja ma tean oma eelmisi elusid ja ma tean neid karma õppetunde, aga ikkagi on nii huvitav enda kohta veel rohkem ja rohkem teada. Ja see kuidagi läks niimoodi, sa ütlesid ka mulle, et sa ei tea, kuidas sa tead neid vastuseid, aga mingi hetk lihtsalt sa süvened. Ja ma tahan, et sa natukene rohkem räägiksid sellest, et sa oled ju mitte ainult siis mind ju niimoodi aidanud, sa tulid üldse niimoodi üllatusena kuidagi mu ellu. Et aga meil on sinuga ikka päris pikk selline suhe juba olnud. Et aga sa teed neid asju, et mida sa veel teed, seepärast et sa tegid ju mulle ka sellise hästi omapärase astroloogilise analüüsi, kui ma nüüd ei eksi ja sa ütlesid ka, et sa ei ole nüüd mingi päris astroloogia, aga sa kombineerisid sinna nii tohutult palju erinevaid asju, et mis asi see on kõik, Ene, millega sa tegeled, sest see on väga huvitav lähenemine. Seda on isegi võib-olla natuke raske seletada, sest mõnes mõttes ma nagu ei tee otseselt mitte midagi. Ma ei ole seda kusagil nagu õppinud. See on niimoodi, et süsteem on selline, et süsteemi ei ole. Selge. Et lihtsalt ma nagu näen või loen seda informatsiooni nagu infoväljast, mis on meie ümber. Ja ma olen seda juba päris pikalt, ma lihtsalt näen selliseid asju.
kui ma inimesega räägin, siis mingid sõnad avavad nagu minu jaoks seda ja siis mul tuleb see informatsioon. Ja see võib olla mõned sõnad, see võib olla laused, see võib olla, mõnikord on see ka pildiline või siis niisugune nagu tunnetuslik, et ma lihtsalt nagu seletan või kirjeldan seda. Ja kui ma olin väike, umbes 6-aastane, siis keegi ütles, et minu kohta nii, et ta näeb rohkem, kui sa arvad ja teab, mis asjade taga on. No ja ega ma ise nagu ei oskagi seda seletada, see lihtsalt minu jaoks on nii. Ja väga palju on muidugi see, et ma olen nagu sündmusi ette näinud elus, mis nagu lähevad täide ja seda aega, kui palju ette, see on nagu väga erinev, see võib olla mitu aastat, see võib olla mingi nädalaid, kuid, eks ju. Et see on nagu hästi erinev. Ja inimesed on palju minu käest küsinud asju, ma olen öelnud neid ja ütleme, et nagu näha näiteks mingi asja potentsiaali, et kas tasub teha või üldse nagu mingisuguseid variante seal, kui on mingi asi, mis vajab otsustamist. Väga erinevalt tulevikku ette ka või et kuidas leida nagu mingeid lahendusi. Kui inimene küsib väga niimoodi lühikese küsimuse, siis tuleb tihti nagu lühike vastus ka. Kui pikemini nagu rääkida, siis saab nagu sügavamale. Ja mis minu jaoks oli veel väga huvitav, et vaata, kui oli see Avel Osman vist, kellega sa tegid seda seanssi, siis ma kuulasin seda ja siis minu jaoks see nagu jätkus kõik sealt edasi, et siis ma pärast rääkisin sulle ka, mida mina sealt nägin. Ja minu vastused alati on sellised nagu hästi ratsionaalsed, ikkagi kuidagi lihtsad ja nagu rohkem meie maailmaga seotud või et ma ei näe nagu mingeid teisi maailmasid või selliseid kummalisi asju, vaid ikka nagu hästi reaalne, et mulle selline igasugune maagiline asi nagu ei sobi. Ma vahepeal toongi ühe sellise, ma mäletan, äkki sellest on mingi pool aastakest möödas äkki või, ma arvan millegipärast. Siis kui mul oli, ma teadsin, et mu elus hakkab üks sündmus nagu toimuma, see, mis nüüd realiseerub kohe siin lähikuudel, isegi lähikuul. Ja ikka vaata, te teate ka ju neid olukordi, et sa nagu tegelikult tead juba, et sa hakkad seda asja tegema, mida sa pead tegema ja siis ma ei hakka küll seda välja ütlema, mis see siis on, aga ma vaatasin juba kõik numeroloogiliselt, vot kõik läheb nii, no raudpolt, mul elukaaslasel läheb ka niimoodi, kõik täpselt klapib. Ja siis Enele jälle siis kuidagi me jälle olime ühenduses ja siis ma ütlesin ka, et tead, mul on ikka üks küsimus ja ma täpselt tean tegelikult numeroloogiliselt, mis mind ees nüüd ootab juba siin poole aasta pärast ja me seame atra, aga äkki sa saad kuidagi tunnetada, kanaldada või ma ei tea, sest ma ei saa ju ütelda, et sa oled kanaldaja, sest sa ütlesid, et sa saad kuskilt info. Ja siis see, kuidas meie sinuga siis seda tegime, oli see, et Messengeris me rääkisime ja siis sa kuidagi ütlesidki mulle, et ei, räägime veel, et ja siis nüüd sa, nii nagu sa praegu ütlesid ka, et sa saad kuidagi sellest jutust tulevad mingid sõnad, mingid laused, mingid seosed ja sa panid mulle väga pika nimekirja peale seda nagu meili. Et see oligi kuidagi nii kummaline, ma pole mitte kunagi sellist inimest kohanud ausalt öeldes, nii et ma olen sulle väga tänulik, et sa mu ellu tulid. Sest ma olen aidanud ka, nii nagu ma ütlesin, et paar oma klienti, oma väga lähedasi inimesi ka öelnud, et teate, mina näen numbreid, Eneken näeb mingeid seoseid seal taga veel. Nii et kui te veel vihjate ka talle mingeid asju, siis Eneken jällegi ütleb, et äkki sa oskaksid ka selliseid, sul võib-olla see minu case ei tule meelde, igastahes mina sain seal täiesti raudpolt kinnituse, et õige värk, anna minna ja sa lisasid tegelikult mulle nii huvitavaid asju seal, mille peale ma üldse ei tulnud. Ehk siis seotud selle sündmusega nüüd, mis lähiajal on kohe tulemas.
Sa tegelikult ju nägid ja tajusid lausa seal kohas mingeid teatud detaile, et seal teete niimoodi, seal peaksite niimoodi tegema ja ma ei tea, miks ma seda näen, aga see on kuidagi vot sellega seotud. ja siis ma mõtlesin ka, et kus sa tead neid asju, et mul, et see, Mhm, need asjad on seal, vaata. mhm, no võib-olla sul tekkis mõtteid, vaata, võib-olla sa tood mingeid näiteid ka klientidega, mis sul on nagu toimunud, et võib-olla midagi sellist. mhm. Ma ei tea, vaat see on nii nagu Maia Kaate välja taga vist on ka toonud sellise näite, et see sündmus, mis jõuab meie maailma, on kuskil juba varem nagu olemas. Et tema nägi ka nagu seda, et kaks autot põrkavad kokku, reaalses maailmas veel mitte midagi ei olnud ja siis mingi aeg hiljem täpselt see sündmus toimus. Mm. Ja mina ka tihtipeale näen seda, et see sündmus on juba minu jaoks seal kuskil olemas, aga meie maailma jõuab ta nagu hiljem. Mm. Ja võib-olla ma võiks natuke rääkida, et kuidas, no ma olen lapsepõlvest peale juba väiksena näinud mingeid asju, aga kui ma olin kuskil 25-aastane, siis see läks nagu niimoodi tormiliselt rohkem arenes edasi. Ja siis see asi nagu algas tookord nii, et rääkisime oma emaga lihtsalt ühest meie lähedasest inimesest. Lihtsalt rääkisime temast. Ja ühel hetkel ma hakkasin nägema nagu pilti, mis siis meie kodus toimus, kõik nagu erinevates ruumides ja siis mis sündmused seal olid. Ja noh, seal ei olnud kõik muidugi niimoodi meeldiv, oli natuke selliseid halbu asju ka. Ja siis me ei osanudki sellega midagi peale hakata, aga noh, ma nägin ja rääkisin kõik ära, mida ma seal nägin. Ja siis läks mööda ikka, ma ei mäleta täpselt kui palju, no võib-olla aasta läks mööda. Ja siis need sündmused päriselt toimusid. Ja kõik nagu oligi nii. Aga muidugi ütleme, et ma näen nagu mingisuguseid selliseid fragmente või, et see on, no see on umbes nii nagu mingi nagu filmikaader. Et see noh, kui ma saan selle hästi kätte, siis ma saan sinna nagu hiljem tagasi minna, uuesti nagu näha seda sama. Aga see ei ole niimoodi, et ma vaatan, mis seal ümberringi kaadri taga veel ka on, siis seda ma ei näe. Nagu, et ta ongi nagu filmikaadritena, noh, niimoodi võiks seda nagu seletada. ehk siis, kui nii nagu mina sinuga rääkisin või siis, kui sa kliendiga räägid, siis sa saad ka niimoodi läbi selle vestluse mingisugused pildid kokku, siis sa seedid seda oma, noh, üksinda vaata peale vestlust, vähemalt meil oli niimoodi peale vestlust, siis sul läks mingi paar päeva aega ja siis sa saatsid mulle meili, kus oli väga detailselt kõik asjad kirjas. Ma mõtlesin ka, et issand, et kuidas see võimalik on. No vaata, ega ta alati ei ole nagu pildiline. Seal on tegelikult nagu ütleme, mingid sõnad või laused tulevad ja siis ma tavaliselt kirjutan selle ise käsitsi nagu kiiresti üles. Kas või enda jaoks siis mingid märksõnad või kõike ei jõua. Ja siis pärast ma kirjutan selle nagu kliendi jaoks nagu kirjaks. Ja siis seal võib olla nagu mingisuguseid kohti, mida ma tahan siis nagu üksinda veel nagu järgi vaadata või rohkem sinna teema ja ma tahan seda nagu rohkem, siis ma niimoodi omaette veel nagu mõtlen selle üle ja siis tuleb sealt veel mingit informatsiooni. Ja lisaks ma kasutan veel nagu tavalisi mängukaarte, et siis näiteks on mingi küsimus, kui ma nagu, noh, mõnikord ongi, et see ei tule niimoodi kohe mulle, siis ma võtan lihtsalt kaardid, neid nagu tänaseks päevaks juba tähendused on nagu ära kadunud. Ma laon siis, noh, nii mitu kaarti, kui ma just arvan, et kui ma tahan, nii mitu, kui ma tahan panna.
ja siis ma vaatan nendele kaartidele peale ja siis ma näiteks ütlen mingid asjad. Et see, ma ei tea, miks see niimoodi toimib, aga see toimib niimoodi. Et siis nagu ma saan kergemini, kui see vastus tuleb nagu sinna kaartide peale. Ja põhimõtteliselt need kaartide tähendused on nagu tänaseks minu jaoks täiesti ära kadunud. Jah. Et eks noorena muidugi oli ka ikka, et ma panin kaarte ja kunagi oli ka mingi raamat, kust me vaatasime ka mingeid tähendusi, aga tänaseks päevaks mul enam nagu seda ei ole, et lihtsalt on. Ja ma kasutan just kõige tavalisemaid kaarte ja mulle meeldib, et need on nagu aastaid enam-vähem ühesuguste piltidega, kui ma võtan ka uue kaardipaki, et siis need pildid ja need mind nagu ei segaks, et ma ei peaks nagu neid jälgima, vaid et ma saaks hästi puhtalt võtta seda, mis sinna peale tuleb. Sa mõtled siis neid kaardipakke, millega lihtsalt mängitakse? Jah, ma kasutan kõige tavalisemaid mängukaarte. See on ju huvitav, mul üks lähisugulane ka kasutab, ta ka ennustab ja siis tema kasutab ka neid kaarte. Ja siis, kui ta mulle ennustas, siis ma vaatan, et issand jumal, kus sa selle loo siit võtad? Siis ta ütleb, et ta ei tea, aga ta näeb. See tulebki sinna peale, siis ma ei tea nagu. Jah, see ei ole, see on umbes niimoodi, et ma võin panna 3 või 5 kaarti, aga ma räägin sulle terve pika loo näiteks. Jah. Ja mina usun sellesse, et ma olen näinud, minuga on seanssi peetud mingi 2 tundi ja saad aru, selline Ameerika tuli kokku, et ma mõtlesin, et Jeesus, kus sa näed neid asju seal. Tarokaartidel on mingid pildid, värgid, kombinatsioonid, et aga see on nagu võimas. Äkki sa tooksid veel mingisuguseid teatuid lugusid, võib-olla sa ei pea klientide nimesid nimetama, aga mingisuguseid võib-olla eredamaid, mis sul meelde tulevad. Ja võib-olla ka näiteks see, et kes on võib-olla kõige kaugem klient olnud, kes on sinuga ühenduses olnud, ma mõtlen kaugem, sõltub jälle, kus kohas sa elad, eks ju. Et kõik ainult see asi, mida sa soovid, et kuidas sinuga ühendust üldse võetakse? No kaugemaid kliente on, kes ei olnud klient, aga kelle kohta ma nagu nägin mingisuguseid sündmusi, mis hiljem said nagu kinnitust, siis tema elas Uus-Meremaal. Aga klientidena ma olen nagu, Floridas on mul paar klienti näiteks, Ameerikas. Jah. Ega võib-olla seda ei ole ka nagu liiga palju, rohkem on levinud minu tuttavate hulgas, et ma ei ole seda, ma ei ole seda väga palju nagu reklaaminud. Ma tahtsin ütelda seda, et teate, et ega see, et Ene on nüüd siin, on ka sellepärast, et ma olen tema kukil olnud juba äkki rohkem või vähem kui pool aastat. Ma olen öelnud ka, et miks sa hoiad seda kõike endale? Siis ta ütleb, et no ma ei tea, no mis nüüd mina? Ma ütlen, et sa oled mind nii palju aidanud juba, et lõpeta kohe ära. Ja siis nüüd, kui me saime sinuga Viljandi vestlusõhtul kokku ja minu meelest, kui ma ei eksi, kas äkki enne seda sa ütlesid, et ma olen nüüd Merike vist valmis. Ma ütlesin, et jess, et tule räägi, selles suhtes, et sinusuguseid naisi, mehi, ma tean, et mulle on kirjutanud inimesed, kellel on ka teatud tunnetused juba lapsepõlves olnud, et teie ka kallid kuulajad, vaatajad praegu, kes te olete, et ka kommenteerige siia, et mida teie olete tajunud, kas on midagi sarnast, nagu on Enel näiteks. Jagage meiega just nii palju, kui te soovite jagada. Samamoodi, kui te tahate midagi nii isiklikku jagada, mis näiteks Ene looga läheb kokku, siis kirjutage, Eneken Orav leidub seal Messengeris, Facebookis. Et niimoodi meie ka Enega vestleme, et Eneken või Ene, aga te leiate Eneken Orav siis Facebookis. Oli niimoodi, on ju? Ja. Aga siis sul oli meiliaadress ka, mina seda küll ei mäleta, et mis see meiliaadress on? Ene Orav 1968@hotmail.com. Issand, mul oli ka kunagi see on hotmail.com, jah? Vaata, kui te kirjutage üles, vot. Siis kas sul tuleb veel midagi meelde, mida sa tahad praegu rääkida? Ma isegi ei tea.
no ma küsin siis, no küsi jah. mul on meeles, mis ma Jah. tahan küsida. Siis vaata nüüd, kui me oleme sinuga nagu pikemas suhtes olnud, noh, suhe ja Mhm. suhe, aga sa oled ikkagi jälginud ja sa vahepeal annad mulle tagasisidet, siis mina vahepeal jälle midagi küsin, kui mul meelde tuleb. Tihtipeale sina ikka peegeldad mulle mingit minu videost mingit arusaama. Ja siis see, mis viimane asi, mis ma sinu käest sain, mis oli hästi huvitav, sa ütlesidki, et kuidagi sa näed ka numeroloogiat oma pilgu läbi ja samas sa põimid sinna kuidagi astroloogiat. Ja mina ei teagi täpselt, Mhm. mis asi see oli nüüd, ma ei mäleta enam seda nime, mida sa tegid, on ju, see ei ole ei numeroloogia, see ei ole ei puhas astroloogia, aga sa tegid midagi mulle, mis Mhm. iseloomustas mind väga hästi ja siis ma mäletan ka, et mul oli veitsa kiire, ma ei saanud seda lugeda, siis sa ütled, noh, siis ma ütlen oi, ma vaatan selle kähku üle, siis kui ma vaatasin, mõtlesin, et Jeesus, issand, mis materjal seal oli jälle. Et Mhm. mis asi see on, Ma, milleni sa nagu jah, jõudsid? minu arust väga huvitav asi jälle. seda ma olen umbes aasta aega teinud niimoodi, et astroloogiast ma tean nagu väga vähe. Noh, põhimõtteliselt ei teagi. Aga ma lasen nagu arvutil koostada selle noh, astroloogilise sünnikaardi, selle pildi nagu. Ja siis ma vaatan seda. Siis minu jaoks sealt tuleb informatsioon. Ja ütleme, noh, see ka, et mõnikord ma loen seda ka, mis sinna siis nagu see annab see arvuti, et noh, nagu seda sõnalist teksti ja siis sealt nagu samamoodi jälle mingisugused sõnad nagu noh, hakkavad minu jaoks nagu tööle ja jälle tuleb nagu informatsioon. Ja selle põhjal ma siis kirjutasingi ja ma olen seda nagu teistele ka teinud ja üldiselt tagasiside on selline, et läheb täppi. Jah. Vaata, kui huvitav, siis mina ikkagi ütleksin, et seda saab nimetada nagu kanaldamiseks, selles suhtes, et sind käivitavad teatud sõnad, mida sa näed ja sul avaneb nagu justkui mingi portaal või mingi uks infole nagu lähemale ja siis sa saad seda infot kuskilt sealt. Et see ei olnud nagu lihtsalt selline mingi teatud analüüs, ei numeroloogiline, ei astroloogiline analüüs, aga see oli mingi info, mis ma sealt sain ja siis ma jälle mõtlesin, et issand, kui huvitav, et kus sa seda nagu tead, et see on nagu, mina ütleksin, see on segu nagu väga paljudest asjadest. Et väga huvitav. No vot, ja siis ma ei teagi, mis ma nüüd sinu käest küsin et äkki sul on veel mingisugune lugu selles suhtes nagu jagada, mis sul meelde tuleb. Üldse see, et mis ma tegelikult, tuleb küll üks küsimus. Sul on siin edukuse koodi sees 7, sul on 2 7 ja see viitab sellele, et sa oled elukohta vahetanud või vähemalt 7 näitavad, et sa oled elukohta vahetanud. Kas see peab paika? No tegelikult on niimoodi, et ütleme kuskil 6. eluaastast või 7. kuni siis põhimõtteliselt 29. eluaastani ma ei elanud oma kodus. Jah. Et nüüd ma olen nagu ringiga oma sünnikodus nagu tagasi. No näed, kui hästi. Jah. Ma vaatan, et meil on sinuga viimane see edukuse koodi ots on sama, ehk siis 8 ja 7. Ehk siis elude number on meil mõlemal 8 tegelikult, mis see lõppfaasis tähendab, et umbes a la 45-aastaselt aktiviseeruvad seal veel mingid teatud numbrid. Et meie peame jõudma lõpuks nii kaugele, kus vaimsus toodab meile materiaalset, ehk siis meil peab olema vaimne ja materiaalne siis nagu tasakaal. Jaa, et see on nagu nii huvitav vaadata ja sul on sellised, ütleme, mis 7 veel ka toovad ja sul on number 4 siin. Ma vaatan siia alla, seepärast vaatan see edukuse koodi. Et see annab nagu 4 annab ka veel juurde hästi tohutu intuitsiooni. Ja kui sina ütlesid juba seal, et lapsepõlves sul juba see kõik aktiviseerus, aga lihtsalt see tundub ju väiksele lapsele arvatavasti natukene selline kummaliselt midagi muud või sellega sa kindlasti ka pidid ka ju kohanema, et kuidas sa sellega nagu hakkama saad, et palju sa ei saanud sa võib-olla ka rääkida. Vaata, ma ei tea, nagu mina olen selles mõttes võib-olla natuke teistsuguses perest kasvasin või ma nägin neid mingeid asju ja ma ütlesin välja neid
ja teised võib-olla ei saanud mu peres sellest aru, aga mulle kunagi ei öeldud, et sa oled rumal või selliseid asju ei ole olemas või seda nagu aktsepteeriti. Ja noh, siinkohal ma võiks tuua ühe näite, et minu vanavanaisa, keda ma tegelikult elus ka nägin, aga ma ise seda ei mäleta, sest ma olin kuskil 2-aastane, kui ta ära suri. Aga ma lihtsalt tean, et ma nägin teda. Ja siis oli temast nagu maalitud pilt. Ja siis, kui ma olin kuskil 4-5-aastane, siis see pilt nagu võeti kuskilt nagu välja niimoodi toas. Ta ei olnud nagu kogu aeg nähtaval ja mina ütlesin nii, et pane see pilt ära, see ei ole hea pilt. Ja tegelikult minu vanemad panid selle pildi ära, kuigi see oli vanavanaisa pilt. Ja noh, nad oleksid võinud ju öelda, et ei, et noh, et las ta ikka olla ja vanavanaisa ja nii. Aga seda aktsepteeriti ja pärast hiljem nagu tuli välja see, et tegelikult minu ja vanavanaisa vahel oli nagu üks selline, tähendab, tema oli nagu öelnud minu kohta midagi, mis oli nagu tegelikult nagu halb. Kuigi ütleme, et noh, ega laps ei olnud selles süüdi, ega mina ei teinud midagi halba, aga lihtsalt tema eluvaadetega ei läinud nagu miski kokku, mis minuga seostus. Ja selline asi oli seal vahepeal. Aga see pilt nagu pandi ära ja pärast hiljem see anti siis nagu noh, ta oli minu emapoolse vanaema isa siis, eks ole, siis see anti nagu teise peresse, teisele õele siis nagu selle mõttega, et see mulle ei sobinud. Eks ju, et selles mõttes seda nagu aktsepteeriti, mind väga nagu hoiti ja võib-olla üldse, et ma ei tea, et kunagi seda nagu halvaks ei peetud. Aga ütleme siis, et noh, kui ma käisin koolis või kui mu enda lapsed olid väikesed, siis ikkagi nagu see külg läheb natukene nagu tahaplaanile, et sul on teised ülesanded, mida sa pead täitma. Ja siis, kui lapsed said juba rohkem iseseisvaks, siis hakkas see tuli jälle nagu lihtsalt tugevamini esile. Ja nüüd ütleme, kui juba lapsed on täiskasvanud ja siis on nii, et seda on rohkem nagu, et ma tegelen nende asjadega. Kas sa näed näiteks ka unenägusid aeg-ajalt, et mingisuguseid märkeid? Üldiselt ei näe. Ma näen nagu väga harva nagu und. Mõnikord need on tähenduslikud ja siis ma saan nagu aru ka, et see on tähenduslik uni. Ja tihtipeale siis ma saan sellest tähendusest ka aru. Jah, aga iga niimoodi ei ole, et ma nagu ei näe. Kui ma näen neid pilte, siis tegelikult ikkagi ma olen nagu ise täiesti nagu üleval ja teadvuse juures. Kuigi see võib tihtipeale olla nii, et ma lähen õhtul voodisse ja siis ma näen, või juba kõik on vaikne ja rahulik, aga mitte unes nagu. Väga põnev. Sina näed pigem seda, et oota, aga ma küsiksin niimoodi. Kas sind näiteks trigerdavad sellised asjad ka, et kui sa vaatad mingeid uudiseid või sa kuuled näiteks midagi, kas sa läbi selle ka kuuled või tunnetad või tuleb sulle mingi informatsioon, sa näed nagu justkui mingid tulevikusündmused ette ja siis sa mõtled, et mis asi see nagu oli ja siis sa lihtsalt oma elukaaslasele siis ütled oma kõige lähedasemale või koerale, kes sul on, et kuule, tead, mis ma nüüd nägin. Et kas selliseid asju tuleb sulle ette? See päris nii võib-olla ei ole ja ütleme nii, et ikkagi on see tavaline elu ka ja ma päris ei käi niimoodi ringi, et ma kogu aeg nagu näen, ma ei näe. Et mingid ikkagi miski peab selle nagu avama.
kuigi on selliseid hetki, kui noh, vaatad kellelegi otsa ja kuidagi selline nagu sügav pilk või vaatad kuidagi silma mõnikord niimoodi kogemata ja siis võib juhtuda, et ma näen mingeid asju. Aga tavaliselt, kui ma ringi käin, ega ma siis ei näe. Ja ma saan, isegi kui meil oli näiteks see kohtumisõhtu, siis ka ma lähen sinna seltskonda ja ega ma nagu ei hakka nagu Skanneerima selle inimesi. Ei, jah. Ja selles mõttes, et ma niimoodi ei vaata nagu mitte kedagi, et ma vaataks nagu selle nagu inimese läbi, nagu mõnikord on see selgelt nägemine, et vaatab kohe nagu peale hästi jalad allani. Ma ei näe, niimoodi ma ei näe. Jah. See on sama, nagu tegime selle Hing Vekeliga tegime video ja siis ma küsisin ka, et kui sa sinna poodi näiteks lähed, kas sa skaneerid kogu nagu poe rahvaärava? Siis ta ütles ka seda, et ei, et absoluutselt mitte, ta tegeleb oma argipäeva asjadega. Ja. Aga minu jaoks peab miski ikkagi nagu avama selle. Aga muidugi mul on näiteks selline kogemus, et kui millalgi oli siin Viljandimaal Paalalinna koolis see tulistamise juhtum. Ja siis ma natukene tean ka seda pere, kus see poiss nagu pärit oli. Ja siis kui see sündmus oli nagu hästi siin nagu õhus niimoodi, et juba oli toimunud ja kõik rääkisid ja vaata siis see suhteliselt ütleme ikkagi minu elukoha lähedal, see ka suhteliselt lähedal toimus, eks ju. Siis on küll nagu, et vaat siis kuidagi selle sündmuse valguses või niimoodi, et nagu kuidagi kõik muutus hästi niimoodi erksaks, et igasugust informatsiooni tuli hästi palju sisse. Küll uudistest või igalt poolt, et siis mingitel sellistel hetkedel tuleb küll. Aga muidu see ei ole niimoodi. Ja tihtipeale nagu, millal ta võib veel olla, et näiteks kui on kellegi surmaga seotud, et siis selle ringis on ka niimoodi, et see informatsioon siis tuleb nagu rohkem nagu igalt poolt sisse. Aga ütleme tavaliselt ei. Mul tekkis praegu selline mõte, jälle lihtsalt küsimus, kuna ma ei tea, et kas see on nii või mitte. Näiteks kui keegi on midagi ära kaotanud, kas sina saad sellisel juhul aidata? Just see nüüd Viljandi sündmus praegu millegipärast see tõstis selle küsimuse. Või keegi on kadunud? Vaat, kui keegi nagu inimesena on kadunud, siis seda ma ei tea, seal on nagu omad ohud ka, kui vastutus on arvatavasti liiga suur. Jah, vastutus ja tähendab minu ühe klassiõe elukaaslasega seotud, kes läks ka kaduma ja otsiti taga, leiti lõpuks nagu surnuna. Aga seal ka tekkis siis selline situatsioon, et kui see üles leiti, siis küsiti, kus sa tead, et sa seal oli, et äkki sa ise oled sellega seotud. Kuna tegemist oli kuriteoga, eks ole. Tekib selline küsimus. Või see, et ikkagi seal võivad teatud vead sisse tulla, eks ole. Siin just hiljuti räägiti ühte juttu, kus inimene oli dementne ja siis ei saanud seda leida. Minu kogemus on küll selline, et ütleme, kui inimene on vaimselt ei ole terve, siis tema kohta nagu ma ei saa informatsiooni lugeda. Või siis näiteks, kui inimene on purjus parasjagu ja kui ma hakkan nagu panema neid näiteks niimoodi kaarte talle, siis see informatsioon tuleb ka segane. Siis ei ole ka normaalne, et need minu puhul on selline kogemus. Et seal on jah, aga näiteks asjade puhul on olnud juhuseid, kus ma olen
ohoh. kunagi kaotas sellise väikese detail tegelikult sealt nagu kukkus maha, eks ju. Ja tegelikult põhimõtteliselt õue pori sisse ja pimedas. Nii et nagu näha üldse ei olnud ja kuna see oli nagu kallis asi ja oli natukene nagu paanika, et see ära kadus ja siis ma ütlesin nagu enam-vähem, et mine vaata sealt. Ja ta leidis üles selle. Et noh, niisugust juhust on küll, kui ma olen mingeid asju otsinud, aga see noh, alati ei leia ja see ei ole nagu igapäevane asi, aga on mõningad juhused on, mis on toiminud. Ja täitsa lihtsalt puht uudishimust vaata selles suhtes, et meil pole sinuga kunagi jutuks olnud, aga mõtlesin praegu, Yeah. mis siis ikka, ma küsin. Kuule, siis mul selline küsimus, et sinu poole on juba pöördutud ja nii nagu sa ütlesid, et see on läinud kuidagi niimoodi soovituste kaudu, see sinu informatsioon, aga nüüd äkki sa ütleksid välja näiteks, et kuidas ja mis asi on see, millega sina tegelikult oled valmis teisi inimesi aitama. Et noh, me oleme siin rääkinud ühest ja teisest, kuidas sa mind oled aidanud, kuidas sa mind oled toetanud, hea sõnaga ka loomulikult oled toetanud, nii et seda saab Ene käest kohe kindlasti. aga ja, millega inimesed saaksid pöörduda su poole? mis on see, et mida sa teed nagu südamega ja sa oled valmis kohe seda tegema? No ma arvan, et kui on näiteks mingid valikud inimesel, kas teha nii või naa või noh, ikkagi, et mingile asjale nagu lahendust ei leia, no siis vaadata seda, aga no ega pöördutakse nagu igasuguste küsimustega. On olnud näiteks sellist asja, et keegi ütleb, et ta ei saa oma lapsega nagu väga hästi, noh, juba ütleme suurema lapsega, mitte väikeste puhul ei ole see nagu mõeldav hästi läbi ja ei saa nagu temast väga aru ja see suhe ei toimi, siis ma vaatasin nagu seda astroloogilist sünnikaarti ja siis tegin selle analüüsi ja siis saatsin talle ja siis ta ütles, et ta mõistab nüüd oma last paremini. No ma ei tea, see on nagu keeruline, igasuguseid asju küsitakse. Ehk siis sa oled valmis selles suhtes aitama, ükskõik mis küsimus ka ei ole, et nagu ma no aru. vot, ega seda pigem nagu on see, et kui inimesel on küsimus ja mina saan talle vastata seda, mida mina seal taga näen. Saan aru. Eks, jah. Et seda on nagu raske öelda, et vaata, see ongi nii, et süsteem on see, et süsteemi ei ole. Ja see ongi nagu sellest küsimusest nagu sealt, noh. Ja ma saan aru. Inimene küsib ja siis, mis vastus mulle tuleb, ega ma ei saa seda nagu öelda, et see või teine. Või siin ei ole see, et noh, sinul on näiteks ees need numbrid, see on ikkagi nagu konkreetne süsteem. Pilt selge. Jah. Ja minul midagi ei ole sellist. Samas tegelikult vaata, mida kauem ma olen siin numeroloogia maailmas olnud, siis tegelikult juba need, nii nagu kaartide maailmas on, ma ütlen ka, et kui näiteks juba kõrvuti on mingid teatud numbrid, siis ma saan aru, et kuidas nad üksteist trigerdavad ja kuidas need üksteisega seotud on. Kui ma hakkasin numeroloogiat tegema, siis ma vaatasin kuivalt ühte, teist ja kolmandat niimoodi. Kui ma vaatan kombinatsiooni, siis ma näen hoopis teistmoodi juba neid, et no vaatan sinu edukuse koodi, vaatan enda oma, ma juba saan aru, kuidas nad töötavad veitsa teistmoodi ja veitsa sind tundes ka juba siis need asjad käivad. Et ega sinu poole, sinu juurde tagasi tulles, kuna sa oled ikkagi külaline, rohkem pead sina mikrofonis olema, siis on see lugu, et ma tean, et noh, see lugu, kui me sinuga üldse või sinu käest palusin ka siin mingi pool aastat tagasi just see, et see olukord, mis nüüd meil on kohe-kohe päevakorral, siis tegelikult mina puudutasin ainult seda teemat, on ju seda oma elusündmust, aga see, mida sina minule kirjutasid, see oli minu jaoks oli hästi hämmastav. Ma olen väga tänulik sulle seepärast, et sa puudutasid seal nii minu lapsi,
kellest ma ei rääkinud praktiliselt sõnagi sulle ja minu elukaaslasest ja ma saangi aru, et sinul tulevad mingid teatud informatsioon, mingid pildid, sest see on ju minu elu, on ju, ma olen seotud nendega ja siis tulevad Mhm. sealt mingid üks asi, teine asi ja kolmas ja siis nii nagu sa ütlesid mulle ka, et võib-olla kuskil on segane, aga ma pidin selle sulle ära kirjutama, et siis ma mõtlesingi, et okei, et sul ongi nagu see süsteemitus, süsteem on ju, aga jällegi minule kui noh, kui mulle, siis mul oli see väga-väga Mhm. huvitav ja oluline informatsioon, et jällegi, miks ma seda räägin, et selleks, et teie, kes te nüüd kuulate, võib-olla ise elate ka sellist elu ja olete seal kanaldanud või ma isegi ei tea, me ei saa vist enne asju ei saa ütelda ka, et see on kanaldamine, aga info väljast, info lugemine, eks ju. et, et vot siis nii lihtsalt ongi nüüd meil internet mängib, täna internet väga palju mängib, nii et me hakkasime Enega peaaegu loobuma sellest salvestamisest nüüd nii kaua, kui ma räägin, et kui nüüd Enel tuleb see pilt tagasi. ehk siis mina ütlen seda, et ma tean küll numeroloogiliselt väga palju, ma saan hästi palju ette endal prognoosida ja vaadata oma neid arvutuste käike. Ene kadus ära, kui ma siis räägin, ma kasutan eetrit ära, ma tean, et ta tuleb tagasi. ehk siis see, mida mina ka soovitan teile, et siis kindlasti seda oma isiklikku aastat kalkuleerida numeroloogiliselt, siis mina ise näiteks kasutan ka või kasutasin nüüd mingil ajal hästi aktiivselt astroloogilist seda analüüsi. Lea on mulle teinud, siis on apikene, mis selle naise nimi oli, mul ei tule meelde. ühesõnaga, mul on kahe astroloogi, kõigimini kolmega on mul tehtud siis videod, käige kuulake neid, üks on siis üldse ei tule meelde nimed, no vot, üks igastahes, üks astroloog on noorem tüdruk ja ta on sündinud 5. päeval, vot näed, niimoodi mul tuleb ta meelde. anna mulle kallis andeks, aga no ei tule nimed meelde, teine on vanem naisterahvas. jälle ei tule nimi meelde. Kallavus oli, Anu Kallavus, jess. no vot, Noh, nii. ma täitsin eetrit praegu. ma räägin kogu aeg rahvaga juttu, sest ma mõtlesin, Ene tuleb Okay. tagasi. ja siis ma lõpetan korraks oma mõtte ära, sest ma praegu ma sattusin hoogu. Mhm. Ja siis see, kuidas Ene minule tegi selle prognoosi, oli ka väga huvitav, sest mina alati ütlen ka seda, et palun võimalikult palju ennast uurida, sellepärast et see on meie elu. mida rohkem me ennast teame, enda kohta nagu uurime, seda parema suuna me nagu leiame, seda rohkem me saame ka kindlust selles, et me teeme nagu asju nii, nagu on meie kõrgemaks hüvanguks. ma ei oska seda nagu paremini ütelda, seepärast et kas see on õige või vale, seda ei oska keegi nagu selles suhtes prognoosida ega hinnata, seepärast mulle meeldis ka näiteks Ene lähenemine minu asjadele, ta lihtsalt ütles ära, mida ta nagu nägi, tajus, tunnetas, kirjutas ülesse ja see, mis mulle lihtsalt meeldis väga, jälle ma kordan seda vist kolmas kord, siis kui me rääkisime Enega Messengeris, siis ta ütleb ka, et räägi ja räägime veel natukene. siis ma mõtlesin, aga mis ma rääkima pean, siis ta ütleb, et mul on vaja veel natukene nagu, et infot saada. no siis ma rääkisin, siis ma siin mõtlesin midagi, mis me siis rääkisime ja vot nüüd ma saangi aru, et sa nagu siit ja sealt, noh, me ei rääkinud, saad aru, mingitest seebikatest, me ikka rääkisime nagu asjast. ja nii oligi. vot ma täitsin nüüd eetrit, et soovitasin inimestel Mhm. ennast uurida, puurida, kuidas mina isegi olen sinu kaudu saanud palju infot, kuidas ma olen kahe astroloogi või kolme astroloogi käest saanud analüüse human design'i. mõni võib-olla peab mind hulluks, aga selles suhtes, et uurin ennast ju ka numeroloogina kogu aeg. et see on nagu Mhm. põnev seiklus. kui palju sa ennast kanaldad, kui palju sa ennast analüüsid? Mhm. No tead, ega võib-olla niisama nagu ei uuri, aga kui on nagu mingi probleem või lihtsalt elu jooksul nagu tulevad mingisugused taipamised või siis teinekord ma loen ka neid märke, mis mulle antakse nagu. Mhm. Jah, et siis selle kaudu nagu ka. aga kui sa teed mingeid otsuseid elus või tahad teha, ma tean, et sa võtsid hiljuti, issand, kes see oli, kassi või? Jah. Ja siis aitäh, et sa oled saatnud mulle kassi pildikesi, aga kas sa siis ka näiteks analüüsid, vaatad kaartide pealt või kanaldad või mõtled või tegelikult see ütleb lihtsalt elu on elu, lihtsalt elu, elad elu niimoodi rahulikult? Eks no ma arvan, et kõige rohkem on seal seda tavalist elu, aga sellega oli tegelikult nii, et
tütrele jäi see nagu silma varjupaigast see pilt, selle kassi pilt ja talle ikkagi meeldis. Ja siis oli nagu päris pikk periood, et noh, kas võtame või ei võta või noh, oli talv, et praegu ikka nagu ei taha või nii või teisiti. Ja siis ühel hetkel nagu sa lihtsalt nagu tunned üsna tugevalt, et vaat nii nüüd peab nagu selle kassi võtma. Ja siis tegimegi selle otsuse ära ja tegelikult selles pesakonnas oli veel teisi kasse ka. Ja siis sai see kass meile ära koju toodud ja just nagu Viljandi varjupaigast ja paar päeva hiljem need teised väikesed kassipojad viidi siis nagu Jõgevale, kuna nad olid niisugused arad sinna mingisse teistmoodi varjupaika, kus on siis need, kellega tuleb rohkem toimetada ja kes on raskemad. Nii et kui me ei oleks siis seda kassi võtnud, siis me ilmselt pärast ei olekski teda saanud. Aga lihtsalt nagu ühel hetkel tekkis see nii tugev selline tunne, et nüüd võtame selle kassi ja siis võtsimegi. Et noh, ma ei tea, eks see on nagu erinevalt aga muidugi kui nagu on mingi selline väga emotsionaalne teema iseenda jaoks, siis võib tekkida ka see, et ei saa hakkama sellega. Siis mina ka vahest küsin kellegi teise käest nõu. Et lihtsalt nagu emotsionaalselt sa ei tule toime, et sa nagu suudad ise ennast sealt ära unustada ja lihtsalt seda vaadata. Et siis on lihtsalt nii, et küsid kellegi teise käest. Ja muidugi, kui nagu ühel teemal väga palju kordi küsida, siis ka lõpuks ei tule seda vastust. Mina olen tähele pannud, tead, selliseid huvitavaid asju. Kui tuleb mingi üks ja sama teema, mis mul on endal mõttes korraks olnud, aga siis keegi näiteks helistab, räägib mingit asja ja siis seal käib mingi see sõna läbi, mis on mul väga oluline vaata. Siis lihtsalt muusika käib kuskil raadios vaata ja siis korraga keegi laulab ja seal on mingi sõna nagu mängus. Või siis mees tuleb lennuga mingit infot, on ju, soomlane, räägib mingit oma asja, siis on see sõna seal mängus, siis ma ütlen ei. No nüüd on raudpolt, ma pean sellega näiteks tegelema, vaata. Või see on nagu selline asi. Siis mul elukaaslane ütles, et võtame suveks näiteks kanad. Võtame 6 kana, 1 kukke. Ja mina mõtlen, et no ma ei tea, ma olen kunagi hästi nagu talu asjadega nagu tegelen, ma olen sellises elus elanud ja minu eest hästi vahva. Ja mõtlesin, et las ta laagerdub, vaata, anname olla. Ja siis mingi hetk mõtlesin, et ei, ma täiesti näen, et meil on 1 kukk ja siis on meil kanad ka. Ja siis mõtlesin, aga kui palju peaks kanu võtma, vaata, ütleb, no 6 piisab. Ma ütlesin, no ma ei tea, me peame vist arutama sel teemal, see on nagu selline kassi teema, vaata. Ja siis mingi hetk tuli nii tugev tunne ja siis ma ütlen nii, hakka seda aeda neile ehitama ja siis võtame need asjad sinna sisse. Ja siis ma mõtlesin, et issand, aga kui suvi läbi saab, mis me teeme nendega? No vot sellised asjad, et vaata, see on nagu, kui on mingi väga olulised asjad, nüüd näiteks lähme nüüd tagasi siia nagu numeroloogia maailma, aga no kanad ja kassid ja koerad on ka ju tegelikult meie elu, nii et kellel on ka näiteks loomi kodus, ma ei tea, võib-olla lehmad, võib-olla veel sead kellelgi on, et ka kommenteerige siia, et kuidas teil selline nagu otsus on tulnud, kas on kergelt tulnud, et näiteks võtta kas kukk ja mõned kanad, võib-olla mõni on võtnud näiteks rohu, mis on, lambaid võetakse minu meelest ka, kas isegi vist üüritakse lambaid mingiks ajaks, et kommenteerige, võib-olla keegi üürib hoopis selliseid loomi, vaata, või annab rendile või ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. Kukepoissi võib-olla antakse rendile. No vot ei tea, jagage oma informatsiooni. Aga mina käin ka muidu selles suhtes väga, kui vajan mingit teatud informatsiooni, siis ikka küsin ka juurde, seepärast et alati ise ei tule kõikide asjadega toime ja nii nagu näiteks Tiiu Tarot, kes nüüd ütles, siis tema endale üldse ei saa näiteks tarokaarte laduda, et tema kasutab ka seda teenust kuskilt mujalt, nii et. Aga selles mõttes mina nagu enda kohta saan küll informatsiooni, seda ei saa öelda, et üldse ei saa, saan. Aga mida ma olen nagu veel teinud, on see, et kui ma mingi asja kohta nagu tahan juhatust saada, siis ma olen lihtsalt palunud kõige tavalisemate sõnadega, et antaks mulle mingisugune märk või juhatus. Ja tihtipeale on nii, et näiteks eelmisel
päeval või õhtul, siis ma palun seda ja järgmisel päeval ma mingi märgi saan. Et tegelikult see niimoodi ka toimib. see on nii armas, et sa seda ütled, tead, ma kohe hakkasin muigama, sellepärast et mul on 3 seitset edukuse koodis ja 7 tegelikult viitab ka nendele, et meil on nagu selline, noh, ütleme seda ingli kaitseks, ingli tugi. ja mina ka aeg-ajalt siis, kui olen ikkagi nagu täiesti nagu lahtise küna ees, et mõtlen, et no kuidas see asi nagu laheneb, siis ma ka õhtuti, kui lähen magama, siis ma palun nagu mingeid märke, mingit abi, et no ma isegi ei tea, vaata, lihtsalt ma noh, räägin selle välja nagu, mida ma soovin ja siis ma saan mingeid märguandeid ja ükskord tead, ma sain ikka täitsa pekkis, ma sain nagu peaaegu kohe kodus, ma tahtsin ükskord katsetada, et näiteks ka kas inglid või sellised kaitseinglid on olemas. ja üks asi läks mu käes, läks katki. Ma mõtlesin, et teate, et ma lihtsalt lasen püksi hirmust, sellepärast et see toimus nii kähku, siis ma mõtlesin, et enam ma küll ei küsi, et oletegi nagu päriselt olemas. selle kohta öeldakse, et tegelikult on needsamad, et see universumi tugi, ingli tugi, kõik need on olemas, ainult et nad ei torma meile niimoodi appi, kui me nende käest abi ei küsi. et ma nüüd jälle läksin emotsionaalseks, nii et need sinu teemad nagu tekitavad minus kohe energiat, nii et kommenteerige ka siia neid asju. kuule, aga tead, mis, võtaks selle niimoodi kokku, et sinule saab kirjutada Messengeri, isegi ei peaks saatma kohe seal sõbrakutset, aga kirjutada saab ka Messengeri niisama sinna, et Eneken Orav. ja siis, mis asi see oli, see meiliaadress, see oli Ene Orav. Orav 1968@hotmail.com. no vot, siis kirjutage ja siis rääkige ja ärge seal lobisema kukkuge. Säästke aega, ma ütlen siin, osad kukuvad selliseid romaane kirjutama, et siis läheb issanda päike enne looja, kui saad asjast aru. et jah, ja kui tahate üldse oma lugu ka siin jagada niimoodi, et kui te arvate, et siin mõni veel peaks teadma sellest, siis kindlasti kommenteerige ka siia video alla. ja kui tahate midagi veel juurde küsida Ene kohta, võib-olla avalikult küsida, pange siia kommentaaridesse ja siis ma kutsun Enet siia ka piiluma ja vastama nendele kommentaaridele. ja midagi juba väga isiklikku, siis mina küll soovitan väga Enele kirjutada, sellepärast et see info on nii huvitav. ikkagi ma ütlen, et sa oled selline nagu hoopis teine lähenemine asjadele, et sa ei tea kunagi, mis sa tegelikult sealt vastuseks saad, sa saad hulga rohkem asju tagasi, kui sa üldse oled mõelnud, mida sa tahad. vot mina olen küll tänulik, et sa minu ellu tulid. jah, kas sa tore. tahad ütelda rahvale veel midagi? Ma arvan, et aitäh ja on olnud väga tore. aitäh sulle ka ja tead, mille üle mul on väga hea meel, sellepärast et ma nägin sind päriselt Viljandis ja kui sa sinna Viljandisse tulid, siis kuna me olime sinuga nii palju rääkinud, et minul oli tunne, et ma tunnen sind juba ammu. et ma ei tea, kas sul oli selline tunne, ma küll ei saanud sind palju käia seal kallistamas ja sinu kõrval istumas, aga ma loodan, et sul oli sama tunne. No igal juhul oli väga tore sind päriselt ka näha. Ja. okei, aitäh, kallid mehed-naised, kes te meid vaatate, kommenteerige siia alla ja osalege aktiivselt ja kui tundub, et Ene info on kellelegi veel vajalik, siis saada see video edasi, seda saab siin jagada ja pange kindlasti ka pöidlanupud selleks, et siis see annab ka meile märku, et see on oluline. ja kui sa tunned, et sa tahaksid ka tulla oma lugu jagama, siis kirjuta mulle numbritekeel@gmail.com või võta ühendust Numbrite Keel kodulehe kaudu. ja siis ma hea meelega räägin sinuga, et minu meelest meil on väga palju inimesi, kes oskavad teha, kes oskavad näha, kes oskavad kuulda ja vahva oleks siin kõigile sellest rääkida. aitäh sulle, kallis Ene, et tulid. Aitäh.